Energiamees Kütame. Kas ahjudel üldse on vahe? Kõik on need ju tehtud kivist, ma saan aru. On või on veel materjale, millest ahjust tehakse? Ahi on põhiliselt ikka kivist ja tellisest ja erinevatest keraamilistest materjalidest. Ahjumaterjal peab pidama vastu temperatuuride paisumisele, kahanemisele, tuhandetele küttetsüklitele ja peab seetõttu olema ka vastava kvaliteediga. No päris nii ikka ei ole, et ma nüüd ostan kivid ja võtan selle tsemendi sinna vahele, lähen panen omal püsti, ma pean ju ometi teadma midagi, et ikkagi soovituslik on ju pöörduda spetsialisti poole, kui mul on ahju vaja. No ahju tohib ka ainult spetsialist põhimõtteliselt ehitada ja et ega jalgrattad ka kohe sõita ei saa, pead ka õppima natuke. Ja ainult individuaalmajja, ühe pere elamusse saab ehitada ise ahju. Aga soovitan ka, et asi on enam selgeks teha, kui ehitama hakata. Pahatihti on teistpidi. Kas nad mõjutavad ahju eluiga, küttematerjalid? Ei mõjuta. Kui puitbrikett põhiliselt praegu enam turbobrikette suurt ei toodeta, ma ei ole ise kokku puutunud üldse. Olete te selline energiasäästlik inimene? Kui kütta alupuuga oma kodu, siis oledki energiasäästlik, sest puit on taastuv energia. Seda loetakse roheliseks energiaks ja teie kütate oma puiduga? Oma puiduga. Mitte oma puiduga, vaid ostan alupuud ja kütan. Ja kui on maja normaalselt soojustatud, hea ahi, pole paremat võimalust üldse. Ja selline hea reegel on, et ahi peab puhtalt põletama kõike ja suits peab ahjus ära põlema, mitte korstnast välja tulema. See on kõik põlemata energia. Aga kuidas ma aru saan, et potsepp on hea potsepp, mitte sossepp? Oota, ma mõtlen selle küsimuse peale natuke. Eks ikka nime järgi. Nimega mees on potsepp ja nimega mees on ka sossepp.